Täna on siin tulevikusõiduautode ja ka tegelikult üldse transpordinäitus. Me näeme, et tegelikult sisepõlemistehnoloogia hakkab juba end ammendama, et erinevad tootjad, olgu selleks siis suured autotootjad, bussitootjad või ka sellised entusiastid, kes on oma vanast autost teinud midagi uut, on minemas elektrisõidukite teed. Ma arvan, et see on meie tulevik, kui me vaatame meie transpordistrateegiaid, siis näiteks 2025. aastaks Tallinn on loobumas diiselsõidukitest, 30–35. aastaks lähme üle täielikult elektrisõidukitele, elektribussidele. Nii et me kõik liigume edasi, see kõik on üks oluline verstapost, oluline suund, kuhu me liigume ja mul on hea meel, et roheline mõtteviis ei ole ainult mitte see, et me hoiame ühte puud või hoiame kuidagimoodi keskkonda. See on moderniseerimise alus. See on see läbi mille me näeme tulevikus transporti, läbi mille me näeme energiatõhusust, läbi mille me näeme inimese eluolu. See kõik on suund, see kõik on üks suur kontseptsioon ja seal on erinevaid osasid. Üks kahtlemata olulisem nendest on transpordivaldkond ja siin saabki uudistada seda, millised muudatused saavad toimuma just transpordivaldkonnas. Oleme nüüd käesolevaks hetkeks jõudnud nii kaugele, et meil on olemas esimene sõitev prototüüp ja selle sõiduki nimi on Rotango ja see on mõeldud linna siseseks kasutamiseks, et kesklinna piirkondades ja ka ütleme äärelinnas kesklinna sõiduks. Ta võtab vähe ruumi, on hästi mugav sõita ja ei saasta keskkonda. Ja selle disainimisega me võtsime eesmärgiks luua selline kontseptsioon, et üks ja universaalne kere, kus me saaksime kasutada erinevaid materjale. Me saame seda ehitada metallist, nagu see olemasolev esimene prototüüp, aga meil on praegu ehitamisel ka orgaanilistest materjalidest prototüübid ja orgaanilisteks materjalideks on rotang ja bambus. Ja me tahame kasutada orgaanilisi materjale sellel eesmärgil, et need on materjalid, mis seovad süsinikku, mitte süsinikku ei saasta süsinikuga, nii nagu näiteks terase tootmine. Ja me saame selle rotangist ja bambusest sõiduki sõitma kuni 45 km/h ilma, et meil tekiks mingisuguseid probleeme. Ja samasugune kerekuju ja samasugune disain. Ja eesmärk on kattada kuni lõpuni plastdetailidega, et ees ja külje peal on klaasid ja külgede peal all on veel plastdetailist keredetailid, et ta muutuks kinniseks kondliks, et temaga oleks võimalik sõita ka lumes, vihmas, aastaringselt kasutada, et ei oleks mingisuguseid takistusi, tõkkeid selles mõttes, et see periood on näiteks ainult kuskil aprillist oktoobrini, et läbi aasta saaks kasutada. Aku saab olema meil kohverakuna, mis hakkab olema siin tagaosas, tagumise silla peal ja see kohveraku mõte on see, et see kaalub kõige väiksem aku variant, mis annab 50 kilomeetrit sõiduraadiust. Selle kaal on kuskil 9–10 kilo ja seda on võimalik siis rahulikult näiteks võtta kaasa kontorisse või kohvikusse või koju, tõstab lihtsalt tagant ära ja paneb seina kontakti laadima. Ja kui keegi soovib suuremat sõiduraadiust, siis aku läheb suuremaks ja natuke raskemaks vastavalt siis sellele, milline on inimese soov selleks, et kas siis näiteks kui soovib topelt sõiduraadius, siis aku kaal on keskeltläbi kuskil 20 kilo. Ja ikkagi kohver ja ikkagi kaasas kantav niimoodi, et võib võtta ära ja panna laadima. Tegelikult meie mõte on see, et me seda konstruktsiooni ja disaini ei muudaks. Me võime ainult muuta natukene pakiruumi mahtu, aga põhimõtteliselt siis üks konstruktsioon, üks disain
aga muidu me teeme nagu rätsepatööna inimestele, kui ta soovib punast, siis teeme punase, Ferrari punast, palun väga, Ferrari punane. Ja kui ta soovib veidi suurema sõiduulatusega, siis ta saab suurema sõiduulatusega. Aga see baasmudel oleks siis 50 kilomeetrit sõiduraadiust ja siis vastavalt sellele, kas ta siis soovib 25 kilomeetrit tunnis, ehk mis on siis pisimopeed või siis 45 kilomeetrit tunnis, mis on siis mopeediklass.